Head sõbrad, on rõõm anda teada, et meieni on jõudnud taaskord üks matkaauto, mille tõime kliendile tellimisele. Tegemist on tuttuue matkaautoga ja tegemist on sellise matkaautoga, millist me ei ole varem veel toonud. Carthago Superlight. Say what? Superlight. Ehk tegemist on matkaautoga, mis on uuel konstruktsioonil ülikergete lahendustega ja mille kandevõime on vaatamata oma väiksusele peaaegu 1400 kilogrammi. Täna mul ei ole teada, kas neid on juba Eestis või ei ole. Küll aga jah, meie jaoks on ta esimene, meilt ei ole neid varem läbi käinud ja meie poolt hinnang, et väga okei, kui keegi otsib endale suure pere ja varustusega liikumist, siis selline auto on just see, mida võiks vaja olla. Tegemist on Carthagoga, kellel on küll Eestis esindus olemas, matkasuvila.ee. Kliendil oli soov saada versioon, mida koha peal ei olnud ja antud juhul on siis võetud alusautoks Mercedes-Benz Sprinter, nii et tegemist on igati luksusliku ja mugava masinaga. Carthagole omaselt redel on kogu aeg paigas, et ei ole vaja seda eraldi ringi tõsta. Lihtsalt õhtul tõmbad voodi pikemaks koos trepiga, paned siia madratsi ja ongi voodi valmis, et ei pea minema kuskilt garaažist redelit otsima, et seda siia paigaldada. Ja kuigi tegemist on 7-meetrise ehk mitte väga pika masinaga, on siin väga suur olemise ruum ja lisaks on siin eriti pikk uks, millega saab ruumid eraldada. Ja samamoodi televiisor on üsna nutikalt peidetud, et ta ei sega päevast olemist, ei loksu ei kolise ja on hästi mugavalt koos nii-öelda kapiga välja tõmmatav. Nagu täisintegreeritud autodel ikka, siis Carthagol eriti suur voodi, mis langeb ette armatuuri kohale ja olemise ruum jääb vabaks, saab uksest vabalt välja käia, saab vaheukse kinni panna, ühed taga magada, teised ees olla või vastupidi, ees magada, taga olla. Et selline väike auto tegelikult ja nii ruumikas. Ja kuigi tegemist on kõigest 7-meetrise matkaautoga, siis garaaž on uskumatult suur ja sügav. Et ma ei räägi siin ilujuttu, et siia mahub 2 mopeedi, ma julgen öelda. Jah, see ei ole see mingi kola, need on uued asjad. Vaibad, erinevad juhendid, natuke lisavarustust, mis on müüja poolt juba kaasa pandud. Nii et veel kord, tegemist on suhteliselt väikse, aga ülimalt kompaktse ja ruumika matkaautoga. Carthagole omaselt, et ma ei tea, miks teised matkaautot seda kasutusele ei võta. Põrandaluuk, ei pea minema garaaži. Siia saad oma erinevaid varusid, sööke, muud nänni, riideid panna ja see on väga sügav. 3 kasti õllet mahub siia, suurt kasti. Matkaautosi tuuakse samamoodi treileri peale, küll mitte kinnisega, aga antud juhul tuli auto, mis hästi tutuus omal jalal sõites ja see on kliendi enda valik, et treileri peal tuues sõiduautosi mahub ühe treileri peale 8-9 tükki, kui seda panna, siis heal juhul ta mahub tagumisele aagisele, kus tuleb terve aagise täis 4-5 kohta ära võtta või siis tellida üldse, sõltub auto suurusest, suur treiler, mis on siis rohkem kui 2 korda kallim, nii et antud juhul tuli mööda maad transiitnumbritega, jah, väike läbisõit on ees, aga kliendi jaoks see teadmine, et auto on uus, ta paneb esimest korda linad ise peale, et see ei muuda asjaolu. Ja julgustan transpordivormi valides võtma ka mööda maad sõitmist, et lihtsalt rahaliselt võidata. Ja omakorda mööda maad transpordi valides on see, et ei pea ootama, millal mõni treiler saab minna peale võtta, sõita, suurte treileritel on sõiduaeg, vahepeal tuleb puhkepause teha, siis nende autodega on see, et sisuliselt on võimalik, nagu me oleme varem oma videodes näidanud, on järgmisel või ülejärgmisel päeval see auto Eestis kohal. Ja kui ka sinul tekkis mõte soetada endale uus sõiduk või vahetada välja olemasolev, olgu see siis igapäeva, töö või vaba aja sõiduk, siis tea, et olemas on mobiilautokeskus, kes sind meeleldi aitab. Ma ei tea, kust saaks seda vitamiini, et ma oskaks kaameras rääkida. On rõõm teada anda, et meie... Kurat, see on nagu korras kaader. Nii. Pekki küll, no ma olen enda peale tige juba. Sa rõõmuga filmid ju? Kohe, oota, anna mulle hetke, no täiesti pekkis, ne. Ma algusest peale mõtlen, mis austi ma ajan, anna andeks, ne.